Kada. Kada mänguks kõigepealt korjatakse mustus, sodi ja iga vanad kaltsud korjatakse sellise kanga sisse ja tehakse üks selline nutsakas. Kadamäng. Inimesed kogunevad ringi. Keegi ringis olijatest läheb keskele, võtab kada, viskab kada õhku ja hüüab kellegi nime, kes on selles ringis. Kes on ringis, peab kiiresti kinni püüdma selle kada. Kui ta seda kinni püüda ei suuda, siis ta on terve järgmise aasta laisk ja lohakas. Teised saavad selle üle naerda. Järgmiseks mänguks on hoburakend. Kuidas see mäng siis käib? Vaja on kindlaks määrata alguskoht ning koht, mille ümber joostakse. Mängijaid on vaja vähemalt 4 ja 2 inimest moodustavad ühe hoburakendi. Neist üks on hobune ja teine on kutsar. Hobusele pannakse köis ümber käe alt läbi nõndaviisi ja köie otsad saab kutsar enda kätte. Ja see ongi siis mäng selle jaoks, et vaadata, kui hästi need hobune ja kutsar omavahel läbi saavad. Kas hobune saab aru, kui ta peab edasi liikuma, kui teda tõmmatakse paremale, kui teda tõmmatakse vasakule või kui peab hoopis seisma jääb. Ning kes enne alguskohta tagasi jõuab, ongi võitja. Üks väga-väga vana ja tore vastlamäng on tegelikult veel ka seaketaste ajamine. Sellepärast, et vastlapäev on üldse karjapidamisega seotud. Vastlapäeval süüakse sea jalgu ja üldse soovitakse siis sigadele head kasvu. Loodetakse, et nad toovad palju põrsaid ja et sigadega midagi ei juhtuks suvel, nii et soovitakse siis tõesti sellist head seakasvatuse aastat. Ja lapsed, kes siis vanasti karjas käisid, et see oligi laste põhitöö suvisel ajal, et lapsed soovisid, et see karjas käimine saaks olema lihtne. Sest tegelikult on nii, et kui sead näiteks murravad karjas käis jalad ära või kui mõni jookseb kuskile sohu või kui hunt sööb ära, siis lapsed said selle eest päris palju karistada, kui nad siis tervet seda karja koju ei toonud. Nii et sellepärast lapsed mängisid vastlapäeval niisugust mängu, et lõikasid puust sellised kettad, võtsid kätte toki ja jusku need kettad olidki sead, kelle nad ajasid siis karjamaale tokiga, et see märk pandi maha, et kus see karjamaa asus ja ajasid siis kiiresti tagasi. Et milline laps jõudis oma seaga või seakettaga kiiremini tagasi, selle läks suvel karjas kergemini. See tähendaski seda, et hunt sigu ära ei söönud, loomad ei jäänud haigeks ja et kõik sead jõudsid ilusasti koju tagasi. Et lapsed olid täiesti veendunud, et kui nad vastlapäeval seda seaketta mängu mängivad, siis tuleb karja-aasta hea lihtne, jääb aega näiteks ujumiseks või siis mängimiseks, sest ega karjas käimine on tegelikult päris ränk töö ja lapsed tõesti soovisid, et see natuke lihtsamalt läheks. Kada ajamine. Moodustatakse 2 võistkonda, kus kada aetakse teise maale. See tähendab, et kõik see sodi, mustus, laiskus aetakse teisele maale. Selleks siis tõmmatakse 2 jutti, üks ühele poole, teine teisele poole ja proovitakse see kada kaigastega lüües või jalaga lüües lükata teise maale. Kelle maale see lükatakse, sinna see laiskus ja mustus jääb. Vastlapäeva ei saa kuidagi mööda saata ilma kotijooksuta. Kotijooksu reegleid teame ju tegelikult kõik, kuid igaks juhuks selgitan need veel üle. Tarvis on paika panna alguskoht ja lõpukoht. Kogu võistkond võtab ritta ning kindlasti peab olemas olema ka kartulikotid, ilma milleta kotijooksu kindlasti teha ei saa. Võistkonna liikmed siis ükshaaval järjekorras ronivad koti sisse ja hüppavad ümber kokkulepitud punkti ja kas hüppavad ka tagasi või jooksevad tagasi. Kui kõik võistkonna liikmed on ümber selle kokkulepitud punkti koos kotiga ära hüppanud, siis on võistlus läbi. Kes esimesena lõpetab, ongi võitja.